Sina said oma jäätise. Ja me oleme nüüd laeva peal. On maasika jäätis. Mansika. Mansika. Ja me naudime siin vaadet. Rahustame närve. Aga meie Soomes käik on nüüd läbi. Me lähme tagasi koju. Ja siis me lähme juba lasteaeda ja siis lasteaias tuleb jõulupidu. Saad kingitusi. Ja siis lähme tagasi igapäevaelu juurde, nii et jah, varsti tuleme tagasi Soome mamma juurde. Ja sa igatsed ka mammat juba või? Emme on sinu juurde. Mis me saime siis? Siuksed kommid. Lahti ja. Nii. Kas emme saab ka ühe? Aitäh. Mommy finger, where are you? Here I am. How do you do? Kus on emme sõrm? Mommy finger. Oh! Daddy finger. Daddy finger, where are you? Here I am. Daddy, jaa. Ütle see esimest korda seda, Daddy. Where are you? Ütle. Where are you? Kus sa oled? Anna hoita. Rekasse ka emamale asjad ära just. On nii või? Jah. Asi on nüüd selline, mida ma enne ei filminud, on see, et ma tõin ema juurest nagu mega palju riideid ära. Kas filmid ise või? No vaat siit näed. Ma tõin ema juurest hullult palju riideid ära. Ja need lähevad kõik müüki, siin on hästi palju talvejuprasid ja siis ühesõnaga mul on terve auto asju täis. Ja ma näitan, kui palju asju mul siis autos kaasas oli. Kaspar toob praegu asju üles. Siin on asjad ja ma leidsin siukse Hiina poe, kus olid Hiina tooted, seega ma teen nendest eraldi video. Kaspar niivõrd kuivõrd hoidis minu lille elus. Et jah, asi seegi. Veel üks lill, aga sellel nii hästi ei läinud. Kuigi ma ütlesin talle küll, et kasta, aga noh, mis seal ikka. Kas sul on öelda midagi? Veel tuleb või? Pool autot täis. Siin on kõik vajalikud asjad ju. Ja mul pea tegelikult täiega valutab. Nii pikk reis oli see laevasõit ja siis pimedas sõitmine tagasi. Pea valutab. Aga homme on reede. Robenit ma lastehoidu ei saada, me lähme logopeedi juurde. Ja siis laupäeval lähme sünnipäevale, seega ma ei hakka teda nagu väntsutama, et oleme kodus, et mul ei ole endal ka nagu midagi siukest teha. Ja ma pean hakkama asju müüki panema, nagu näiteks see tööriistalaud seal müüki panna ja siis mingit väikest kraami ja need autod vist ka müüki panema. Sinna ma panen ka alati mingid mänguasjad ja noh. Ma ei tea, see Hot Wheels, see võtab nii palju ruumi, lihtsalt täiesti kohutav. Samas ma saan selle suurde tuppa ka tõsta. Kuhu ma selle kuuse panen? Ma tahtsin seda panna nurka. Aga ruumi ei ole. Jah, ma ei hakka seda vlogi jälle pikaks tegema, sellepärast siis te ei viitsi seda ilmselgelt jälle vaadata. Ma olen aru saanud, et ilmselt nagu lühemad vlogid on paremad. Seega võib-olla ma vlogin tihedamalt, ma üritan ja siis ei tee neid vloge nii pikki. Kas see on hea idee või ei ole? Ema juures me vaatasime sealt telekast kogu aeg vloge ja mis mulle nagu endale silma jäi, et mis mulle meeldis teiste inimeste, eestlaste vlogide puhul oli see, et mulle ei meeldi, kui nagu väga palju jutustatakse, et terve video on nagu jutustamisest. Vaid, et mulle meeldis ka, et kui näidatakse just asju, kuidas siuke igapäevaelu on ja mida sa teed, lihtsalt tavaline
kohvi joomine, laua ääres söömine, sihuke nagu chill, rahulik olemine. Mitte see, et ma vatran mingi 10 minutit täiesti mingi lumest ja ma ei tea, mis asjast. Et sa paned lihtsalt nagu teleka käima ja siis see on sul nagu taustaks, et see nagu rahustab sind ja siis sa saad seda vahepeal vaadata. Kui see tuleb televiisorist, kui sa vaatad muidugi telefonist või arvutist, siis on nagu teistmoodi see tunnetus jälle. Aga mis jah, mulle endale meeldis siuke rahulik vlog, võib-olla vähem teksti, seda parem. Aga noh, ilmselt seda siin vlogis ei juhtu. Ma tahaks teha vlogmassit, of course, aga ma ei ole selleks suuteline, sellepärast et ma olen kogu aeg nii väsinud õhtu lõpuks ja kui ma peaksin veel päev otsa materjali filmima ja siis seda öösel hakkama kokku panema, siis lihtsalt minust ei oleks mitte midagi järel ja ma oleks täielik närvipundar päev läbi. Ja kuna mul on väike laps, siis ma ei saa seda endale lubada. Sellepärast Roven ka praegu näiteks läheb, ma arvan, mingi südaööl magama, sellepärast meil on graafik sassis, kuna me tulime reisilt. Ja üldiselt ka ta viimasel ajal läheb hästi hilja magama kella 12 ajal, see tähendaks seda, kui ma oleks tahtnud vlogmassit teha, siis mul see videode tegemine läheb nii pikaks, et ma lõpetaksin mingi kell 2 või kell 3 südaööl ja siis ma ei saaks magada ka. Konnapüks. Kas need on ees või? Kas sa teed onni endale või? Konserv. Seal on liha sees. Liha on seal sees. Issi liha. Sina sööd ka seda või? Siis njam. Aga kui issi tuleb, siis issiga peate lahti tegema. Emme ei jaksa, see on raske. Issi tuleb, issi veab asjad tuppa. Issi on kaamel. Roben, ütle kaamel. Kaamel. Ja ta mängib selle kraanikausiga, talle räigelt meeldib see kraanikaus. Kui me tuppa saime, siis just esimene asi oli see, millega ta mängida tahtis ja siis ta paneb sinna õhupalli sisse vett. Ja mul on rätik seal all. See on väga lahe asi. Ma tegin sellest video ka, kui te pole näinud veel. Aga mu kodu on täielik sohuvapuhu. Tõstsin laua ümber seal. Laud on nüüd niipidi. Ma mõtlesin algul, et me paneme kuuse nagu siia nurka. Aga tegelikult ma vaatasin, et kuusk sobib sinna nurka ka, et ma lükkaks seda lauda natuke veel sinna poole ja kuuse paneks sinna. Sellepärast ma ei taha seda diivanit nagu keset tuba panna, nagu meil eelmine kord oli. Siis on nagu siin Rovenil nagu vähem ruumi joosta ja nii on nagu avaram ja mulle meeldib rohkem. Mul pole endiselt söögilaua toole, sellepärast ma ei raatsi neid osta. Ausalt öeldes päris äge on nagu filmida, on ju, aga kes neid nagu kõik kokku paneb? Mu videode tegemise jaoks läheb mingi maks 3-4 tundi, kui on siuke väiksem vlog. Kas me peaks eraldi selle video filmima? Nagu selle muusika video, kui mina laulan. Teeme nii. Issi sõrm, kus sa oled? Siin ma olen, kuidas sul läheb? Tõmba. Nüüd pritsid. Oota, sinu loss tuli. Selle lossi värvime ära. Mamma Soomest sai selle lossi. Ja siis keegi oli nagu ära andnud tal seal koridori peal, siis ta võttis nagu, et Roven saab mängida, aga see on täiega lahe. Ja siis ma tahan seda valgeks spreiga värvida. See on nagu jõulumaa, jah? Siia paneme lund ka sisse ja siis jah, ma tänaseks selle vlogi lõpetan ja siis näeme juba varsti. Roven, sa ütled ka tšau või? Sina ikka ütled tšau. No, kas sa ehitad siia mingisugust silda või? Aha. Kas ma aitan sind või? Aitame. No tšau.